Tere hommikust, head ettevõtlikud kaasteelised. Tere tulemast meie kaheosalisele mini-veebikonverentsile ettevõtliku koolikultuuri suunas. Esimene osa sellest leiab siis aset täna ja järgmisel korral kohtume 11. juunil. Mina olen Heidi Uustalu. Oma igapäevast tööd teen ettevõtliku kooli arendusjuhina, aga täna püüan siis pingutada selle nimel, et modereerimisega kenasti hakkama saada. Õnneks on mul väga head kaasteelised Tallinna Ülikooli raskekahurvägi. Minu kõrval istuvad siis Tallinna Ülikooli haridusjuhtimise professor Ene-Liis Schmidt ja Tallinna Ülikooli haridusinnovatsioonikeskuse juhataja Kätlin Vanari. Ja nemad on siis meie kaasteelised siin tänasel konverentsil. Kui kõik ausalt ära rääkida, pean alustama sellest, et ettevõtlik kool on teinud läbi ühe väikese uuenduskuuri. Siinkohal on olnud ka Tallinna Ülikool meile heaks partneriks ja eksperdina sellel teel kaasas olnud. Kõigepealt sai uuema värske jume meie standardi valdkonnad. Kesksele kohale tõusis seal siis meie põhiprotsess, õppe- ja kasvatusprotsess. Ajakohastati hindamistegureid, nende kirjeldusi ja seejärel sai uuendusega välishindamine, mis sai lausa uue nime ja me nimetame täna siis seda vastavusseireks. Lisaks on uue jume saanud ka meie tööriist tulem. Nendest kahest esimesest räägimegi täna pikemalt. Ja 11. juunil keskendume siis rohkem õppimisele ja võtame ette tulemi. Täna, nagu ka meie teema ütleb, liigume siis ettevõtliku koolikultuuri suunas ja räägime kooli arendusest. Vaatame ka suuremat pilti, kuidas oma heleroosa unistuse poole liikuda ja missugused on suundumused selles vallas. Ning päeva teises pooles räägime siis sellest, kuidas meie standard selle koolikultuuri suunas liikumisele kaasa saab aidata. Nii, aga siinkohal on paslik siis anda sõnajärg üle meie esimesele kõnelejale. Hommikust Eestimaa on tavaliselt võimalik öelda siis, kui me oleme sellises virtuaalses keskkonnas ja minul on hea meel olla tõesti ka selles protsessis, nagu Heidi kenasti ütles, kaasteeline. Ehk siis, et kui jutt oli sellest, me räägime kooliarenduse suundumustest ja võib-olla ka natukene sellises laiemas kontekstis, siis saan mina oma lemmikteemadega siin toeks olla ja minuga siis kaasa mõtleb ja aitab seda teemat just nimelt ettevõtliku kooli standardi konteksti panna Kätlin Vanari, kes on tegelikult just meie ülikooli poolt seda protsessi aidanud arendada. Ja seetõttu siis, soovid öelda midagi? Ja palun. See on minust võitu saanud, palun vabandust. Ma unustasin teile öelda, head kaasteelised seal teisel pool ekraani, et teil kõigil on võimalus kaasa rääkida, kasutades siis selleks seda WhatsAppi keskkonda, kirjutada sinna oma küsimused ja mina siis püüan nendel silma peal hoida ja teie eest need küsimused siin oma partnerite käest ära küsida. Ja tänasesse päeva mahub ka 2 töötuba, aga ma arvan, et me täpsemalt räägime sellest, et kuidas sinna minnakse, mis seal tehakse just täpselt siis, kui see aeg kätte jõuab. Ja nüüd põrgatan tagasi. Vabanduste saate. Kõik on väga hästi. Sellepärast, et kui me oleksime praegu siin nii-öelda füüsiliselt ruumis koos, siis me juba ju omavahel ilmselt natukene arutaks ja naerataks ja noogutaks nii-öelda mõistvalt, et tegelikult need virtuaalsed keskkonnad ju tekitavad sellise vähe tehisliku suhtluskeskkonnaga. Õnneks meie oleme siin koos ja meie saame omavahel mõnusasti rääkida.
Aga siis kooliarenduse suundumused ja mida on oluline arvestada koolijuhil ettevõtliku koolikultuuri loomisel. Ja ma alustangi sellisest kohe nagu laiast ja päris nagu julgest küsimusest. Ehk siis, kuidas tekib visioon? Ja kui me räägime ka ettevõtlikust koolist, siis see on ju üks valik, mida me oleme teinud, et oma õppijatele parimat nii-öelda haridust ja tulevikus elus toime tulemiseks olulisi oskuseid kujundada. Aga ka täna, kui me praegu seda väga suhteliselt laia küsimust, kuidas tekib visioon nüüd siin arutama hakkame, siis ka ettevõtlikkuse ja selliste pädevuste arendamine, mis siis õpilastes sedalaadi käitumist toetab, ju mahutub kuhugi raami. Kuskil mingi põhjus sellel on, miks me sellise otsuse oleme teinud. Ja kõigepealt, et visioon on selline ka suhteliselt ülekasutatud sõna ja aeg-ajalt me oleme nagu mures, et kui me hakkame visioonist rääkima, siis inimesed muutuvad selliseks kramplikuks ja mõtlevad, et ma vaatan seda kodulehelt järgi või kuskilt arengukavast, kuskil ta kirjas on. Aga et tegelikult me võiksime visioonist ikkagi mõelda kui sihist, mida me tegelikult oma tegevuses silmas peame. Ja kui me mõtleme oma igapäevaelu peale, siis kõigil meil on mingi siht. Võib-olla mõnikord see siht nagu natukene hägustub, vahel on vaja mingit restarti, vaja on nagu ümber mõelda, et olen nüüd pikalt kuskil teekonnal olnud ja võib-olla see teekond ei ole enam nii atraktiivne või ma näen, et sellel on mingisugused takistused elus või oma selliste väärtushinnangutega teatud mingid konfliktid tekkinud. Ja nii on ju ka ühe kooli või haridusasutuse visiooni ja sihiga. Ja kuna kool põhieesmärgina loob õppekeskkonda, see tegevus, mida koolid oma nii-öelda igapäevatöös kõige olulisemaks peavad või kui ei pea, siis peaksid pidama, on see, et kuidas me õppeprotsessi korraldame, kuidas me õpilastele arenguks keskkonna loome. Ja esimene küsimus ju ongi visiooni loomisel, et mida me sihime õppeprotsessi arendamisel, mis suunas me liigume, millest me unistame, millist hariduskeskkonda, õppekeskkonda me soovime, et meie õpilast tajuksid selles keskkonnas, saaksid ennast kõige paremal moel teostada. Või võib ka nii küsida, et millest me unistame, et juhtuks 10 aasta pärast meie õppijatega, mida me eeldame, arvame, me tahame, et nad elus toime tulemisel oskaksid, väärtustaksid. Ja see viibki tegelikult meid selleni, et me saame sõnastada või mõelda selle peale, et mida me siis sihime, millist õppimise protsessi me oma õpilastele tahame kujundada. Ehk siis me tegelikult täna kutsume teid kaasa mõtlema ka võib-olla natukene uuendatud sõnavaras, et kui see sõna visioon on nagu natukene lörtsitud või ei kõneta inimesi, siis mõtleme, mis on meie siht, kuhu me oleme teel. Ja see, et seda sihti nagu kuidagi enda jaoks mõtestada ja aru saada ka, et kuhu me paigutume, tuleb ka mõelda, et kus see siht siis saab nagu toitu, et miks me arvame, et see, mille suunas me enda tegevusi sihime, on põhjendatud. Ja selleks on nagu mitmed võimalused. Võib-olla osad on teist kuulnud, et OECD näiteks on loonud sellist õppekompassi aastaks 2030, Eesti haridusstrateegia sihid on seatud aastaks 2035 ja üsna palju on seda OECD õppekompassi tegelikult seal silmas peetud. Ja see joonis, mis tõenäoliselt teie ekraanil ehk on teile paremini nähtav, on siis tõesti selline üleval nii-öelda pallikesena on well-being ehk siis tegelikult heaolu, mis on nagu midagi, mida selles OECD kompassis viimasel ajal on nagu hästi oluliselt esile tõstetud ja ilmselt tänasel päeval me ka tajume, et inimeste heaolu on nagu üks põhiküsimus ja sealt siis alla hakkavad tekkima nagu sellised erinevad juba täpsemad või spetsiifilisemad ootused või valdkonnad.
Aga me tõime ka välja siin paar sellist märksõna, mis veel sellest õppekompassist nagu väga selgelt silma torkab, on agentsus ja see on ka samamoodi Eesti haridusstrateegias päris palju sellist rõhuasetust saanud. Seda on siis meie Tartu Ülikooli kolleegid tõlkinud eesti keeldega või kasutanud eestikeelset vastet kui tegevusvõimekus ehk inimesel on võime ennast teostada ja realiseerida. Aga ka väga palju on rõhku siis tõesti sellistel ülekantavatel või võtmepädevustel, mis Eesti haridussüsteemis või riiklikus õppekavas on üldpädevustena sätestatud. Ja loomulikult siis sellest õppekompassist ei puudu sellised alusteadmised, oskused oma teadmisi igapäevaelus rakendada ja hoiakud ja väärtused, mis on selle vundamendiks. Ehk selline lai pilt, et kui me hakkame sellist sihti või visiooni seadma, kuhu me ennast nagu asetame, kuidas me paistame maailmakaardil, võiks ju isegi nii öelda. Aga mida veel silmas pidada, et tuleme kas või kodule lähemale, et siis kindlasti me vaatame, millised on Eesti riiklikud suundumused, mida tööjõuturg eeldab, et hästi palju on siin OSKA raportitest näiteks juttu, kui te lähete Kutsekoja kodulehele, siis need on sellised mõnusad lugemised. Aga ühiskonna areng tervikuna, siin ma näiteks tooks tõesti jällegi selle sama vaimse tervise ja kogu sellise inimese heaolu küsimuse, mis on praegusel hetkel ühiskonnas väga tõsiselt tähelepanu alla tõstetud. Aga ka see, et kuidas me üldse aru saame, et kuidas õppimine toimub või teadustulemuste rakendamine meie praktikas, et kui me õppeprotsessi kujundame, siis me teame märksa enam kui võib-olla 10 aastat tagasi, et tõesti, kuidas parimal moel õppeprotsessi korraldada nii, et tekiksid sügavad teadmised, ehk siis, et õpilastel oleks piisavalt motivatsiooni, et nende arenguuskumused ei takistaks nende õppimist ja nii edasi. Ja kolmas ja kindlasti veel mitte viimane on see, et millised on meie õpilased, meie koolis, meie kooli areng, meie tulevikusihid, meie piirkond ja meie õpetajad ja meie ühine kokkulepe. Ehk siis selline kaugemalt lähemale tulles jõuame me selle sihiga ka järjest rohkem nagu nii-öelda fookusesse või saame paremini aru, kuhu me tahame jõuda. Selline mõtteharjutus teile korra. Et kui te mõtlete selle peale, et missugused on valdavalt praegu näiteks koolide sihid, et siis pange kirja, ehk leiate paberilehe oma arvuti kõrvalt või kuhu iganes, et mida te mäletate, millised need sihid võiksid olla või kui te mõtlete sellist visiooni, et midagi, mis on teid kas kõnetanud või äkki teate oma kooli visiooni või sihti, mida te sihite. Ja võtamegi kohe selle, minut on jube pikk aeg muideks eetris, aga teeme proovi, et mõelge korra, millised on valdavalt koolide sihid või kuidas te mäletate oma kooli sellist sihti. Siht võrdub siis visioon. Oleme siin natukene sellised abitud, sest meid on ära võetud käest arvutid, aga teie ju saate kasutada ja pange kirja ja vaatame, mis vastu vaatab ja te saate ju üksteise nagu selliseid kirja pandud visioone vaadata. Nii me ei näe teie kätemerd, suurt kirjade laviini WhatsAppis või mitte WhatsAppis, vabandust, Workshopis. Aga ma väga loodan, et te võtsite korra mõelda selle üle, sest minu järgmine lemmikslaid Alice Imedemaalt ütleb, et kui Alice jõuab teeklahkmele ja küsib, et kumba teed valida, ja kui Irvikas küsib, et kuhu sa tahad minna, siis Alice vastab, et ma ei tea, siis vahel mulle tundub, või siis on vahet pole, kuhu sa lähed, et vahel tundub mulle ka, et me laseme nagu käest selle võimaluse väga selgelt öelda, et mis on meie teekond, mis on meie siht, kuhu me soovime minna. Ja siis me uitamegi seal Imedemaal niimoodi rõõmsalt ringi ja tegelikult võib juhtuda nii, et terve üks koolipere uitab natukene seal Imedemaal ringi. Või siis on mõni väga eneseteadlik
kas koolijuht või õpetaja, kes täpselt teab, kuhu tema tahab minna, aga see võib tähendada tegelikult natukene seda luik, aug ja vähk kombinatsiooni, kus igaüks natukene tirib oma poole, ehk siis, et kui on otsustatud, et minnakse Tartusse, siis mõned siiski otsustavad, et nemad tahavad minna hoopis Rakvere või Hiiumaale. Ehk siis algus, kas me räägime ettevõtlikust koolist või mõnest muust sellisest valitud sihist, algus algab ikkagi sellest, et me loome sellise sihi või visiooni, mis meid inspireerib, mis meid kõiki nagu kaasa kutsub sellele ühele reisisihile minema. Ja see akronüüm siht tegelikult kujunes hiljuti meil haridusühenduste võrgustiku koolituse käigus, kus me ka olime natukene selle dilemma ees, et see sõna visioon nagu ei kõneta inimesi. Et kui me algatame diskussiooni teemal, mis on meie visioon, siis kõik ütlevad, et noh, ma ei tea, et see on nüüd küll mingi asi, pange see kuhugi kirja ja ärge mind sellega tülitage. Ehk siis, ja siis tuligi see, et aga räägime siis tõesti sellise pigem eestikeelse sõnaga, et see on siht. See on siht, mis see akronüüm nii kenasti ka sai lahti kirjutatud, et kus meil on selge soov, meil on inspiratsiooni selles suunas liikumiseks, meil on huvi, et see on tõesti kütkestav ja põnev, mida me teeme ja lõpuks meil on see tahtmine, teeme ära. Ja Kätlin, soovid sa lisada siin äkki selle juures? Et mida võib-olla veel silmas pidada sihti sõnastades, siis selline väike spikker ka siia kõrvale, et millistest osadest visioon siis peaks ja võiks koosneda, mida ta peaks kindlasti adresseerima. Et üks osa visioonist on siis kindlasti ka kirjeldus sellest, et millist tulevikku me ette kujutame, kuhu me tahame välja jõuda. Kindlasti on oluline, et visioon peegeldaks neid meie kooli jaoks olulisi väärtusi, kuidas me sinna tulevikku tahame jõuda. Ja mis kindlasti peaks ka visioonist välja paistma, on siis tegelikult ju see kooli eripära ja seda võrreldes siis kahe sellise lähtepunktiga, et ühelt poolt kool võrreldes mis iganes teise organisatsiooniga, ettevõttega, aga ka siis see eripära, mis sellel konkreetsel koolil on võrreldes teiste koolidega. Ja miks mitte ka siis selle visiooni sõnastamise puhul püüda leida selline inspireeriv, kujundlik, loov sõnastus ja väljendus, kuidas seda visiooni tõesti ka selliselt kirja panna. Aitäh! Ja liigumegi nüüd juba lähemale, kuidas siis sellist visioonist mõtlemist ja visiooni kui sihiga nagu edasi toimetada. Ja esimene selline alguspunkt selleks on, et kooli siht suunab põhiprotsessi ehk siis õppimist. Et see oleks siis nagu see lähtealus, et millest edasi mõelda. Ja nüüd me oleme siia mõned sellised visioonid välja korjanud ja kui te siin nüüd ruumis oleksite, siis me nagu väga tahaksime teiega diskuteerida ja et mis te arvate ühest või teisest visioonist ja mis teid seal kõnetab, et kui see oleks nüüd teie kooli visioon, et kas te olete selle nimel nagu kõik oma tegevused ja ka sellised õppimised, sest te peate ju ise ka õppima, et selle visiooni rakendamisega toime tulla, nagu selles suunas seadma. Ja vaadake palun kõigepealt neid 3, mida te siin ekraanil näete. Ja jällegi nüüd võiks küll kasutada seda kirjanurka, sest et meie tegelikult ka näeme, et see on meile väga abiks, et me siin päris omavahel ei räägiks, et mis selle esimese visiooni juures nagu teid kõnetab või teise juures või kolmanda juures või võib ka öelda, et mis teile nagu tundub, et teid millega te nagu tunnete, et sellega te tahaksite koos elada. See on see, mille nimel teie töötaksite. Et kirjutage sinna kirjanurka palun, et siis me saame sealt ka mõned näited üles korjata. See on ennastjuhtiva õppijaga tegeldud võimestava juhtimisstiiliga, on eelistatud moodul- ja mentorsüsteem. Kui nad räägivad kvaliteetsest, ehk on see kvaliteet kuidagi neil ka lahti kirjutatud. Mul tekib mingisugune pilt, mis seal võib toimuda.
et ta annab sulle nagu mingi tööriistad, et sa saad aru, et mida sult, kui sa oleksid selle koolipere õpetaja, et mida sa peaksid tegema. Ja ka selle väärtusega ta haakub, sa ütlesid, et selline ennastjuhtiv õppija on nagu seal fookuses, jah? Mis sa, Kätlin, arvad? Minul jäi ka esimese visiooni puhul hästi silma see, et siin on selle kooli eristumine hästi selgelt välja tulnud, et kas või selline moodul- ja mentorsüsteemile keskendumine on midagi võrreldes on ju ka näiteks nende järgnevatega, mis selgelt sellele koolile oma näo annab. Kas kelle hulgas on keegi midagi arvanud? Praegu ma ei näe siin. Ikkagi ka siis, kui teil aega võtab see mõtlemine ja kohe ei taha niimoodi uisapäisa midagi kommenteerida, siis tehke kindlasti seda, sest et te näete ka üksteise kommentaare või mõtteid. Jah, nende teiste visioonide puhul on ju ka väga olulisi märksõnu. Küll minule ka tundub, et mõneti on tegemist selliste visioonidega, mis püüavad nagu kõike kokku korjata ja see tekitab segadust, et siis ma enam ei tea, et mida siis näiteks, kui mina oleksin selle kooli õpetaja või saaksin selle kooli pereliikmeks, et mida siis tegelikult nagu minult oodatakse või millega ma peaksin nagu oma nagu professionaalse arengu või õppimise mõttes arvestama. Aga kindlasti jah, on võimalik selliste nagu väärtuste pealt nagu edasi mõelda, et mida nagu täpsemalt sihiks seada. Aga mida arvata nendest visioonidest? Need on ka kõik elust enesest, et ütleme korra siin ka kõvasti välja, et me oleme need tegelikult koolide arengukavadest võtnud, et me neid ei ole ise välja mõelnud. Mis te arvate? Nii väga tahaks mikrofoni sisse lülitada ja kuulda teie häält. Ja kuna ma tavatsen öelda, et ma tunnen vist enamus Eestimaa koolijuhte ja õpetajaid, ma usun, et mul on seal palju tuttavaid, kellele tahaks lehvitada, aga kahjuks see võimalus jääb praegu ära, aga no, mis te arvate? Mul on siin lihtsalt väga palju võimalust ise mõelda, mida mina tahan, et ma ei tea, mida täpselt nemad on tahtnud, aga ole ise muutus, mida tahad maailmas näha, et ma ise endale oskan küll selle seose luua, aga ma ei tea, kas selle kirja pane ja mõtleb sama, mida mina. Et see on nagu keeruline või siit on olla parim sama, eks. Ja nende puhul võib ka tekkida see küsimus, et kas need üldse on koolivisioonid, et see mõnes mõttes sobib ka, ma ei tea, raudteeettevõttele või kullerteenuse pakkujale. Nii, keegi teist ei ole tahtnud meie diskussiooni liituda. No veel on võimalus, me oleme siin veel paar tundi, aga liigume siis edasi. Et üks minu lemmikpilt ja vabandan, kui mõned teist on seda juba näinud, aga minu meelest on ta veel aktuaalsemaks muutunud, kui võib-olla sellel paar aastat tagasi, kui ma seda nii-öelda kasutama hakkasin. Et tavaliselt keskkond ja ma usun, et te olete sellega päri, et kui te lähete kuhugi koolimaja uksest sisse, siis te tegelikult üsna varsti võiksite ise sellele koolile sellise sihi või visiooni sõnastada. Et see keskkond näitab, mida ka ju sihitakse või vähemalt näiteks selles klassiruumis. Et kui te vaatate seda pilti, et siis mis võiks olla antud õpikeskkonna põhjal siis selle kooli visioon? Et selleks on teil nüüd küll oluliselt rohkem võimalik mõelda, kui see minut või palju me vaikust siin oleme ära kannatanud, sest et me läheme tegelikult nüüd rühmadesse, aga ma annan ennem ülesande nagu kätte, kuigi teil slaidid on ju kättesaadavad ja teil on 10 rühma on mõeldud, et te lähete teilt 10. rühma, ja te saate seal rühmas arutada, et võib-olla esimest sellist üldisemat küsimust nagu, et mis mõjutab üldse visiooni kujunemist, aga see teine põhiküsimus on siis, et mis võiks olla antud õpikeskkonna pildi põhjal selle kooli visioon. Ja esimese hooga me ütlesime, et pange kirja, aga nüüd me tegelikult mõtlesime, et te saate ainult märksõnu kirja panna, sest et nii kui te kirja hakkate panema, siis te ilmselt lähete selle sõnastuse lihvimisega siin läheb õhtuni välja.
ehk siis, et mõelge rühmas, mis võiks olla siis selle eelmise pildi põhjal antud kooli siis visioon ja pange kirja märksõnad, millest siis hiljem on võimalik üks kena visioon sõnastada. Ja kuidas nüüd edasi siis Heidi räägib ja. Kuidas te sinna töörühma nüüd siis jõuate? Te lähete sealt workshopist selle ettekande pealkirja juurde ja sealt avaneb teile link töörühma. Teid jaotatakse sinna täiesti juhuslikult. Te satute kokku õnneks mõne teise kooli ettevõtliku inimesega. Nagu öeldi, kokku moodustub 10 rühma. Teil on ees sinna sama rühma jagatakse teile Drive'i linki, kus on olemas igale rühmale oma numbriga slaid ja need slaidid algavad numbrist 15. Ja olge head, pange siis oma mõtted selles oma rühmas kirja. Valige oma rühma juht, kes on siis see, kes teie mõtted kirja paneb ja kes on ka see, kes veerand tunni pärast jääb sinna rühma, kui teised workshopi tagasi naasevad ja kannab siis teie rühma tulemused lühidalt minuti-pooleteise jooksul meile ette. Ehk siis annab teada, missuguseid märksõnu teie rühm kirja pani. Selleks ajaks, kui te selle pealkirja all oleva lingi kaudu liigute siis Zoomi, olge head, pange workshop pausile. Ja tagasi tulles siis ta uuesti jälle tööle ja tuletan siis meelde, et see, kes rühmas teie mõtted kirja paneb ja need meile ette kannab, on siis see, kes jääb sinna Zoomi, kes ei lahku koos teiste rühmakaaslastega. Ja kui kell on praegu 40 võiksime lõpetada rühmas. Ja 10:40 on siis see, kui me ootame teid tagasi. Aga Zoom suunab teid ise ka õigel ajal ära sealt. Nii et kohtumiseni ja tublit mõttetegevust. Tere taas, nüüd me oleme uues olukorras, ehk me nüüd te olete nüüd Zoomina meil ekraanil näha ja näete ka üksteist natukese, mis on väga tore. Ja vot selle tehnika sajandiga on nii nagu on, aga ma loodan, et kogu sellise orienteerumismängu keskel te siiski suutsite mõelda sellele küsimusele, ehk siis, et äkki saite mõne sõnaga ikkagi omavahel arutada teemal, et see pilt sellest õpikeskkonnast, sellest klassist, mis olid need märksõnad, mis võisid olla selle kooli nii-öelda visiooniks või mis võiks olla selle kooli visiooniks. Et siin teeks küll niimoodi, et ma küsin nagu rühmanumbri, et teid pidi olema nagu 10, aga et kui keegi jääb ka vahele, siis võib ka siin veel kuskil chatis või siis workshopi kirjatoas kirjutada, et esimene rühm, et öelge palun mõned märksõnad, mis teil paistis, et võiks olla selle õpikeskkonnaga seoses selle kooli visiooniks. Teine rühm. Ja palun. Et meie olime siis koos Tallinna ja Rakvere inimestega, 3 olime ja leidsime, et see pilt võiks siis rääkida koostööst, et seal klassis ja koolis on tähtis, et lapsed teevad koostööd. Isikupärasus, et lapsed said valida just sellised grupid ja sellised istumisviisid, nagu nendele sobivad, siis kindlasti on oluline ennastjuhtiv õppimine ja ruumilises mõttes hästi toetav keskkond. Et olen sarnast pilti näinud Viimsi koolis, et päriselt on ka olemas sellised koolid ja klassid. Et see oli meil selline lühi arutelu. Aitäh, Marika, nii, aga Evelin, sina vist oled valmis ütlema. No näed, ma ütlesin, et ma kindlasti on tuttavaid inimesi. Palun. Et meie panime ka sellised märksõnad oma rühmas kirja, et keskkond on avatud ja innovaatiline, et väga sellised huvitavad istumisalused olid seal eriilmelised. Siis olid meil need samad märksõnad, et ennast juhtiv õpilane ja selline õppijakeskne õppimine tundus toimuvat. Ja ka meeskonnatöö ja koostöine õpe jäi silma.
ja õpetaja poolt tõime välja, et on selline õpetaja suunav roll. Et õpetaja oli üldse kuskil istus seal ühe lapsega keskel ja toimetas niiviisi individuaalselt. Ja lühidalt need olidki meie sellised peamised mõtted. Aitäh! Ma saan aru, et nii palju on tehnilisi küsimusi, et küll kajab ja nii edasi, et nüüd, kuna Evelin oli 3. ruumist, siis kas 4. ruum nüüd ütleks paar märksõna? 4. ruum? Ei paista. Kas 5. ruum võtaks sõna? Mina olen siis 5. ruumist ja tegelikult ega midagi uut väga lisada ei ole, et ka meie rääkisime sellest, et tegemist on siis õppijakeskse tööga, tööruumiga, kus valitseb väga töine õhkkond, et kõik õpilased justkui teadsid, mida teha, et need õpilased suutsid ennast juhtida, aga samas õpetaja ka usaldas neid, et see on hästi oluline, et õpetajapoolne usaldus, et kõik lapsed teadsid, mida teha. Ja oluline teema kindlasti oli seal ka koostöö. Et need on need märksõnad, mis meile jäid meelde. Aitäh! Tere tulemast tagasi! Loodan, et siis olete esimesed sekeldused läbinud ja olete jõudnud meie tavapärasesse workshopi keskkonda tagasi. Kuna me oleme saanud siit nüüd mõne vihje, et te ei tea, kus seda küsimust siin workshopis küsida saab, siis kui te nüüd vaatate seda esineja kõrval olevat pealkirja, siis seal all paremal pool on koht, kus on sõna küsi ja klikates sellele sõnale saate sisestada oma küsimuse ja selle teele saata. Nii et esineja kõrval selle pealkirja all paremal pool on kastike küsi ja sealtkaudu te saate oma küsimuse teele panna. Osadel on õnneks õnnestunud läbi pääseda, nii et jääme lootma, et teistel osutub järgmine etapp ka edukamaks. Lähme edasi. Ja ma veel täpsustan, sest et tõesti see on ekraanil siis see osa, kus on tegelikult kava, eks ju. Kava osa ja sellel sinisel taustal selle pealkirja all, mida mina näen, et kooliarenduse suundumused on, seal on siis 2 linki, et üks on küsija, ilma prillita teist ei näe, et vajutage sinna, sest muidu praegu tundub jah, et selline diskussioon jääb meil muidu väga ühepoolseks. Aga mis siis ikka, ise küsin, ise vastan. Ehk siis, et minu küsimus oli, et millist õpikeskkonda või mida see õpikeskkonna pilt ütleb meile selle kooli visiooni kohta ja suur tänu nendele, kes eetrist läbi murdsid ennast ja mõned märksõnad meile siia kenasti lauale tõid, et või siis diskussiooniks nii-öelda andsid, et selline õppija enda enesejuhtimine, koostöisus, ilmselt õppija enda võimalustest lähtuvalt ka tegevuste valimine, õpetaja kui selline toetaja ja märkaja. Ehk siis, et pilt on tõesti koolikeskkonnast enesest ja kuna ma nüüd seal Zoomis nägin veel tuttavaid inimesi, siis nii mõnigi võib teist ilmselt öelda, et et meie koolis ongi umbes füüsiline keskkond selliselt üles korraldatud või üles ehitatud. Ehk siis, et me jõuame veel selle juurde oma jutuga, et tegelikult füüsiline keskkond ilmselgelt annab või siis õppekeskkond, tänasel päeval räägime me juba väga erinevatest keskkondadest, annab väga selgelt märku tegelikult selle kooli väärtustest ja kindlasti ka visioonist. Nüüd, kuidas selles keskkonnas veel niimoodi sügavamalt õppimine toimub, see on juba nagu nõuab rohkem tähelepanu ja rohkem süvenemist, et sellest aru saada. Näiteks kas või vaatlused, kuidas õpetaja õppeprotsessi üles ehitab ja nii edasi. Visiooniga seoses ma tahtsin paari märksõna üle teid kutsuda tegelikult kaasa mõtlema, et te ütlesite ka innovaatiline ja õppijakeskne. Ja need on nüüd sellised märksõnad, mille puhul tihti võib öelda, et need sisalduvad peaaegu iga kooli kuskil arengukavas või visioonis, et see on justkui nagu mingid märksõnad, mis tuleb alati panna. Kui ma teie käest küsiksin, kui öeldakse innovaatiline, siis mida te mõtlete? Näiteks kui Kätlin, ma sinu käest küsin innovaatiline, mis sa ütled?
uuenduslik. Ja Heidi, sina, mis sa ütled? Midagi uut selle kooli jaoks, et võib-olla mitte maailmas värskelt leiutatud uus võimalus, aga et selle kooli enda jaoks. Aga mis see uus on, seda me ikka ei tea. Ehk siis, et sõna innovaatiline tegelikult ei ütle meile midagi. Ta ütleb, et midagi uut, aga mis, et see jääb selliseks salapäraseks. Ehk siis, et sõna innovaatiline on vaja sisustada ja see tähendab seda, et me tegelikult mõtestame siis ära, et mis see uus siis on. Ja sama on õppijakeskusega. Hiljuti just lugesin ühte meie ülikooli teadlaste artiklit õppijakeskusega, et õppijakeskusel on 2 võimalust, et ta on päriselt selline, mis võimaldab õppija arengust lähtuvalt, õppija vajadustelt lähtuvalt õppeprotsessi kujundada, aga seal ikkagi õppeprotsessi juhib õpetaja. Tema õppija ju ei ole võimeline, eriti veel üldhariduse nii-öelda kontekstis, tõenäoliselt seal me saame gümnaasiumi tasemel rääkida õppijast, kes päriselt on võimeline ise endale otsuseid langetama. Et õpetaja ikkagi loob nagu selle valikute ja arenguks vajalike ülesannete või sellise nagu protsessi. Aga teine võimalus õppijakesksusel on minna laskev. Ehk siis sellest on ka päris palju räägitud, et tegelikult me oleme oma vankriga võib-olla natukene kraavi minemas, kui me räägime kogu aeg õppijakeskuselt, eeldades, et küll ta nüüd ise õpib ja küll ta nüüd ise teeb. Et nii ei ole. Ehk siis, et ma hästi soovitan nagu mõelda, et kui sellised sõnad hakkavad hullile tulema, et mida me siis tegelikult nagu mõtleme, sest et muidu me ütleme, et midagi innovatsioon, et see on midagi uut, aga mis siis uut? Et selles suhtes, kui tuleks teile kooli uus õpetaja, siis ta mõtleb, et ei teagi, et teen midagi, mis mulle tundub uus ja huvitav. Ehk siis, et visiooniga toimetamine on ikka üks paras pähkel, aga ma arvan, et juhtimises üks põhiline tööriist. Ja nüüd lähekski edasi järgmise küsimusega, et kuidas siis sellist visioonitööd nagu teha, ehk siis mis me panime talle ka nagu sellise eestipärasema ja võib-olla suupärasema nime siht. Ja siis esimene küsimus ongi, et kuidas see visioon nagu kujuneb ja kas selle kohta saab öelda, et ta on nüüd meil valmis ja ta on nüüd arengukavas kirjas või kodulehel kirjas, et las ta seal nüüd siis olla. Tegelikult ta on ikkagi nagu teekond, et sellega me elame igapäevaselt, iga päev me mõtestame enda jaoks, mis on tegelikult see, mille nimel me siin nii-öelda toimetame, mis meie tööle, meie koolis annab õpetajatele sellise ühise nagu teekonna aluse. Ja see tähendab tegelikult seda, et me iga päev arutame piltlikult öeldes, et mis on meile tähtis õppijate õppimises. Ehk siis, et tegelikult visiooni loomine on pidevalt sellise õppimise protsessi mõtestamine ja siin kui tahta teie päid nüüd päris segi ajada, siis võib ka öelda, et see muutuv õpikäsitlus, mida eelmise perioodi arendusstrateegia või Eesti haridusstrateegia sihtis, et see tegelikult tähendabki ju pidevalt nagu mõtestamist, et mida ja kuidas me õpetame, et mis on õppimises oluline. Ja teine küsimus ongi, et võiks ju ka koolimajas ringi käia ja mõelda, et kas see visioon ja siht on siis meie koolimajas nähtav ja mida me siis näeme. Ehk siis, et see klassiruumi pilt, mis ennem oli, et kui me sellesse klassiruumi siseneme, siis me tõenäoliselt saame aru, mida seal koolis oluliseks peetakse ja milliseid oskusi või pädevusi õpilastes tegelikult kujundatakse. Või siis, et kui me peame oma seminare või arutelusid ja teeme valikuid, näiteks, et kui tuleb kutse ettevõtliku kooli või seminarile või osaleda mingisuguses programmis, et kuidas see meie visiooniga kooskõlas on. Kas see on, nagu ennem kõlas, üks uudne ja huvitav ja põnev asi või see on ikkagi meie jaoks tõesti see, mida meie oleme endale nagu valikuks seadnud või meie jaoks on see nagu oluliseks selliseks sihiks. Ja mis seal ikka salata, kõik teavad ju, et juhtimisest ja juhi sõnumitest algab ka väga palju. Ehk siis, et juhtidel on väga oluline olla ettevaatlik, mis nad ütlevad.
sest et juhi selge sõnum ikkagi on oluliseks märgiks ja et kuivõrd siis juhid nagu oma väljaütlemistest, oma sellistes esinemistes väljendavad seda, et mis on selles koolis nagu õppimises oluline, et mis on see siht, mida me sihime. Ja tegelikult see on ka nagu tööriist, et juhil on võimalus visiooni avada, selle erinevaid tahke ja selliseid praktikasse rakendamise näiteid, meetodeid koolis pidevalt nii-öelda pildile tõsta ja nendest rääkida. Ja veel üks oluline teema, et visioon või sellised arenguga seonduvad teemad on nii olulised, et sellistes aruteludes peaksid juhid alati kohal olema, sest et ikka nagu tahetakse saada sellist kooli sellist terviklähenemist või sellist tunnet, et need on tähtsad asjad, mida me ajame ja need on need tähtsad sihid, mida me sihime. Ehk siit sellised küsimused, et nüüd kasutan jälle seda võimalust, et korraks mõtleksite nende küsimuste peale ja mõtleksite, kuidas teie koolis olukord on. Ja võib-olla veel üks selline selgitus, mida me sellises mõnusas vastastikuses arutelus avaksime, et kui ma ütlen, et kas visioonist räägitakse kogu aeg ja kas seda nii-öelda avatakse pidevalt, siis ma ei mõtle seda sellist ilulauset, mis on kuhugi sõnastatud, vaid et visioon on siht, mida me peame oluliseks oma õpilaste arengu ja õpikeskkonna toetamisel. Ja sellest saab alati rääkida väga erineva nii-öelda tasandil, erinevast vaatenurgast, aga kokkuvõttes me lähtume ikkagi ühest ja sellisest kokkulepitud arusaamast, mida me sihime. Aga olge head, võtke korra aega nüüd mõelda ja palun proovige nüüd, kas te saate sellele küsinupule vajutada ja ei olegi vaja küsida, pigem kajage vastu. Ehk siis, et mis te arvate, kuivõrd need küsimused on koolides, teie koolis näiteks läbi mõeldud, kui hästi te tunnete ennast selle sihi loomisega. Ja jagage teistele ka. Nii, et vist ikkagi väga hästi teil siia kirjanurka kirjutamine ei lähe. Ma väga loodan, et teil on mõni tore kolleeg kuskil läheduses, ma ei tea, 2 meetri kaugusel või kuidas iganes, et saate natukene arutleda või ka mõtiskleda nende teemade üle. Aga veel korra siin Heidiga rääkisime, et selle sihi kohta, et vahel öeldakse ka, et see on kooli DNA. Ma ütleks võib-olla isegi nii, et siht on hästi rakendatud, kui ta on DNA-st. Et me oleme siis tõesti päriselt enda tegevused selle sihi järgi nagu seadnud, et see ongi nüüd meie DNA osa. Ma ei julge sellel DNA paralleelil edasi mõtelda, sest ma ei peaksin minema keskkooli tagasi ilmselt, aga ma mõtlen seda, et tegelikult sellise sihi ja kogu sellise kooli nagu arenduse mõttes loomulikult ükski asi ei saa kohe selle DNA osaks, sest et me on ka ju selliseid olukordi, kus me olemegi sellel vahepeatuses või selles stopis, kus me vaatame üle ja teeme revisjoni ja mõtleme, et mida meil on nüüd nagu oma selles teekonnas või sihis vaja nagu kohendada ja siis tõenäoliselt on kõigepealt natukene aega vaja tegeleda korralikult nagu muutuste piloteerimise ja juhtimisega. Siis me saame jälle rääkida, et see on jälle nagu meie DNA osaks saanud. Aga et ta saaks DNA osaks on nüüd minu meelest see üks väga oluline koht. Ehk siis, et see tegelikult tähendab ju, et õpetajad ju teevad selle visiooni teoks.
meie õpetajatena teeme selle visiooni teoks ja see, et selleni jõuda, siis nüüd hakkabki see koht, kus juhtimine saab nagu põhiküsimuseks ja see, et see siht oleks nagu jagatud siht ja et ta oleks meil selline jagatud teekond, ehk siis see minu eelmine metafoor sellest luik-aug-vähk või kas me läheme Rakverre või läheme me Hiiumaale, et selle teekonna nagu jagamine algab sellest, et tegelikult kõik õpetajad peavad seda visiooni oluliseks ja ka enda eesmärgiks, et selline klassikaline nagu läbirääkimiste protsess või selline eesmärkide nagu mõtestamise protsess ja ka see, et jälle üks huvitav koht tegelikult, mida ma arvan, et me kõik ei ole sugugi mitte silmast pidanud, et kui me räägime õpetajate tähenduskoolitusest või õpetajate arenguvajadustest, siis kas need on visiooniga kooskõlas või need on midagi, mis õpetaja leiab, et see on üks huvitav koolitus, ma lähen sinna. Et kõik on ju ressurss, et kõik on aeg, kõik tähendab seda, et kui me juba ühe valiku oleme teinud, siis me tõenäoliselt peas jälle mingile teisele teemale parasjagu nii palju ruumi ei jagu. Ehk siis, et selline õpetajate arengueesmärkide ja selliste selgete nagu, ma ei tea, arengu ja koolitusvajaduste kokkuleppimine või koosõppimise kokkuleppimised on nagu üliolulised. Ja viimane punkt siin on selline jagatud juhtimise kontseptsioonist või maailmast, et kas õpetajatel on ka endal ülesanded, mille eest nemad vastutavad sellel jagatud teekonnal, et piltlikult öeldes, et kui me võin veel Tartusse minekust rääkida, et kui me Tartusse minema hakkame, et kes võtab võileivad kaasa, kes hoolitseb selle eest, et meil need kultuurilised vaatamisväärsused seal tee peal on nagu ära kaardistatud, et kes hoolitseb selle eest, et autol on bensiinipaak täis, ehk siis, et tegelikult kui meil kõigil on roll selles protsessis ja siis tekib see motivatsioon, mida me tänasel päeval tihtipeale nimetame siis sisemiseks motivatsiooniks või selliseks sooviks iseenda tegevust määratleda. Meil on vist küsimus. Mitte küsimus, aga et saaks kinnitust, et ikkagi inimesed on leidnud üles selle koha, siis siin on 2 inimest siis kirjutanud, et meil on visioon visualiseeritud kõikides ruumides nähtaval kohal. Väga hea, aitäh. Tõesti, muidu ma juba mõtlesin, et me lõpetame lõunapausiga, nii et me saame ainult omavahel rääkida, et olge head, kasutage tõesti seda võimalust, et ma läksin kohe rohkem elevile ja tunnen, et me ikkagi oleme siin teiega ühes ruumis. Nii, jah, visualiseerimine on minu üks lemmikteema ka, et alati pildid räägivad oluliselt rohkem kui 1000 sõna, on ju ka vana ütlus, aga ma olen ka meie hariduspsühholoogidel saanud kinnitust, et minu suur kirg teha skeeme ja jooniseid tegelikult tähendab seda, et ma loon seoseid. Et see on nagu ülioluline ja õppimise protsessis ka, et see suure pildi näitamine ja seoste loomine, et need on õpistrateegiad tegelikult ja mõned arvavad, et ta on lihtsalt visuaalse mäluga, tegelikult ei ole, ta kasutab teadlikult õpistrateegiat selleks, et endale pilte arusaadavaks teha või olukorda või selliseid ka abstraktseid mõtteid arusaadavaks teha ja mõtestada. Nii, aga nüüd enne kohvipausile minekut liigume siis selle juurde, mis veel võib-olla aitaks meil sellist visiooniga tööd ja kogu sellise eesmärgi seadmisega seoses mõelda, et mida me veel oma koolis kõik ära saame teha ja siin slaidil on 2 hiljuti eesti keelt, no üks ei olegi nii väga hiljuti, teine on hiljuti tõlgitud raamatut, mida siis mina olen nii aru saanud, et Arno on neid kõikidesse koolidesse sunnikorras saatnud. Teie käest pole küsitud, kas te tahate seda või ei, ta on tulnud ja soovitan väga lugeda, kuigi ühe nende tõlge on küll kohutav, te peate tükk aega mõtlema, mis see küll võiks eesti keeles tähendada. Ehk siis see koolijuhi 3 võtmetegurit, aga sügav õppimine on päris mõnus lugemine ja Michael Fullan on ju tuntud mees ja mõned meist on ka tema pintsakunööpi saanud keerutada 90-ndatel, kui me kooli uuendusega Eestis alustasime.
nii et seal on päris palju lugemist just ja head lugemist selle õppimisele, fokusseerumisega ja see, et kuidas me kõik oma koolis toimuvad nagu arengud ja tegevused õppimise teenistusse rakendame. Ja Fullan on siis öelnud paari päris olulist asja, et kõigepealt võib-olla ära klattida see, et inglise keeles on 2 terminit kasutusel, on management ja leadership ja managementi justkui põlatakse. Ja eks me ütleme ka, et see management on, et see on selline nagu operatiivjuhtimine, aga ja jumala tõsi see on, ta ongi nagu operatiivjuhtimine, ehk ta on administreerimine, aga koolis peab selle administreerimise tegelikult ära tegema selleks, et pea oleks vaba olulisteks tegevusteks. Et mul on seal üks kirjaviga ka, et pea oleks vaba olulisteks tegevusteks, aga pead on vaja muidugi ka olulisteks tegevusteks. Et me ei saa mõelda, kui me peame mõtlema selle peale, et ai appi, et need toidupakid on vaja välja jagada või meil on vaja, ma ei tea, remonti teha, need vanad naljad kõik kooli juhtimise kohta. Aga see on esimene teema, et kuidas koolijuht saaks vabaks nendest tegevustest, et need ei oleks tema töölaual. Ja mis on siis juhi võtmetegevused ja need on ühed väga väärt tegevused, et kõige tähtsam on, et hoida fookus õppimisel, et me räägime kogu aeg õppimisest ja õpilasele õpikeskkonna loomisest ja see tähendab seda tegelikult, et me hoiame, et juhtidel on nagu väga oluline hoida ka selgetel eesmärkidel fookust ja mulle muidugi meeldis Fullani selles kirjatükis ka see ütlus, et tuleb suhtuda ettevaatlikult paljudesse muutustesse. Sellepärast, et see me ei jõua sügavuti kuidagi mindud, kui me kogu aeg nagu võtame uusi asju peale. Ja see on üks Eesti kooli üks väljakutse, et ma usun, et kui te oleksite siin samas ruumis, siis me noogutaksime vastastikku, et kui me kogu aeg peame uue asjaga kaasa jooksma, ehk see sama tegelikult selline nagu sõnum haridussüsteemis, olla innovatiivne, olla uudne, kogu aeg mõelda välja nagu uusi asju, vaja on panna koolimaja uksele taas üks uus silt või veebilehel, et mis on nüüd see, millise programmiga meie jälle oleme liitunud, et see tegelikult tähendab seda, et me jooksemegi eri suundades, et me tegelikult killustame oma ressurssi ja meil ei ole aega tegelikult süvitsi minna. Ja see tegelikult tähendab, et ise peab ikkagi kogu aeg õppima ja mulle hästi meeldis hiljuti, täpsemalt eile, tegin ühe koolijuhiga intervjuud, kes meie tulevikukooli programmis ütles, et ta ütles, et osales ja ta ütles, et küll see on ikka olnud nagu oluline aeg, et me oleme sundinud neid lugema. Et sa ei saagi ju teada või tahta midagi, kui sa ei ole sellega kursis, kui sa ei tunne seda maailma. Sa saad selle maailmaga tegeleda, seda nagu rakendada oma töös, kui sa sellega ennast kurssi viid, kui sa õpid tegelikult, et me ju õpime kõik terve elu ja mis elukestvast õppest me räägime, kui me tegelikult arvame, et need teadmised tulevad meie igapäeva praktikast või proovin ja siis vaatan, kuidas tuleb, aga sa proovid seda, mida sa tunned, ehk siis, et selline õppimine on ülioluline ja ikkagi nagu kogu kollektiivi pingutus selles protsessis. Ja teine, mis on ka selles samas Fullani esimeses 3 võtmepädevust raamatus, on küll Kyle Kirkmanist, aga ka hästi kuulus mees ja natuke teisest maakera nurgast, et kui Fullan on Kanada Ontario ülikoolis, siis Kirkman on tegelikult Uus-Meremaalt ja Uus-Meremaa on ju teadupoolest meie, kuidas öelda, hariduses selline lipulaev, nii paljuski eeskujuks ütleme siis sellises laias maailmapildis ja Kirkmani ideed väga palju Fullani ideedest ei erine. Võib-olla see, mis mina siit välja võtaksin ja ma küsin kohe, mis teie siit välja võtate, kes te siin rääkida saate, on ikkagi sellise see muutuse vajaduse tunnetamine, pakilisus, et see on nagu meie teatud põlvkond on revolutsioonidest palju õppinud, et sellise revolutsioonilise olukorra ära tunnetamine, minu meelest see on praegu käes. Aga mis teid kõnetab, mis Kirkman siin veel ütleb tähtsat?
mina tegelikult oleksin ka pakilisuse valinud, aga ilmselt sellele selline eelnev tingimus on ju tegelikult üldse see usalduse loomine ja tekkimine, et me saaksime probleemist ja sellest vajadusest ühtemoodi aru, me julgeksime seda avatult jagada. Ilmselt istume me põhjusega siin kolmekesi koos, et esimene ja teine valik on ära võetud, siis võib-olla ikkagi peab olema julgust esitada see väljakutse staatus 3. Jah, just. Täiesti. Ma oleks muideks ka seda kohe ka veel öelnud, et me peame ju julgema öelda, et need asjad, mis me oleme teinud, et kuulge, need ei tööta. Et ma meenutan kadunud Viiveriina Ruusi, kes vahete vahel helistas mulle, ütles, et kuule Eve, nüüd on küll nii, et see on täiesti viimane aeg, kui me peame sellega praegu tegelema. Ja see oli nagu, tal nagu nii põles ja tal oli siis muidugi, nagu sina ütledki, et tal oli nagu väga selgelt ka juba nagu põhjused välja toodud, miks me peame seda tegema. Ta iga kord ajas mind urust välja, et ma nagu pidin hakkama taga kaasa mõtlema, et mis teha, et ta oli lõpuks müüs mulle ikkagi oma ideed alailma maha. Ehk siis, et nende kahe vaala seljast edasi sõites, siis inglisekeelses kirjanduses ja me oleme Kätliniga ka praegu ühes projektis koos, kus püütakse siis mõtestada seda, et kui me räägime igasugustest juhtimiskäsitlustest ja ikkagi aeg-ajalt kõlab ka see, et koolijuht või kas ma võin öelda jälle see saapavabrik, mis on nagu selline kulunud metafoor, et mis vahet seal on, et juhtimine on juhtimine. Sellel on üks väga suur ja oluline vahe, et kooli juhtimisel juht peab tundma selle kooli põhiprotsessi. Ehk siis, et ta peab, kui me räägime õppimise eestvedamisest kui juhtimiskäsitlusest, ehk siis see on selline nagu praegu selline domineeriv juhtimiskäsitlus, mida vähemalt inglisekeelses kirjanduses hästi rõhutatakse, et siis sa pead tundma seda õppimise protsessi, sa ei saa vedada eest protsessi, mida sa üldse ei tunne. Ja ma ei ole üldsegi siin vastu sellele, et meie haridusmaastikule tulevad juhtidena tööle inimesed, kellel ei ole pedagoogilist haridust, mida meie kvalifikatsiooninõuded ju võimaldavad. Üldse mitte, see ei ole teema. Küsimus on, et kas see inimene on kohe valmis endale selgeks tegema, mis on õppimine, mis on õppimise protsessi nagu põhitõed. Ja tihtipeale teisest sektorist tulijad võtavad seda enesest mõistetavalt, et nad peavad ennast kurssi viima ja juhtubki, et nad viivad kõige kaasaegsema ja värskema teadmisega kurssi. Ehk siis, et tegelikult selles ei ole mingit vastuolu selle varasema kvalifikatsiooniga. Küsimus on, et kas me oleme valmis ennast nagu pidevalt nagu kursis hoidma selle kõige värskema teadmisega, et mida siis selles õppimises nagu sihiks seada. Ehk siis, et see metafoor, et kas sihtida Tartut või sihtida Hiiumaad. Ja fookus ongi siis ju õpetamise täiustamisel ja õpikeskkonna loomisel ja just nimelt, et mõlematele, et nii õpilastele kui õpetajatele ja eile just Kätliniga arutasime, et see on nagu ülioluline, et tegelikult juht töötab ju läbi õpetajate, teie juhid ei lähe klassiruumi õppeprotsessi läbi viima, küll aga nendest sõltub, millist õppeprotsessi õpetajad klassiruumis tegelikult korraldavad või kuidas nad õpet läbi viivad. Ja siis tõesti selliste selgete sihiseadetega tegelemine. Ja me mõtestasime või siin veel üks selline põhitegelane, kes sellist just õppimise eestvedamise kontseptsiooni on mõtestanud sellises inglisekeelses kirjanduses, palju uurinud ja kirjutanud sellest Hallinger, et mina püüdsin seda mõtestada selle kontekstis, et mis see nagu Eesti haridussüsteemis või Eesti koolisüsteemis tegelikult tähendab. Ja et mis meil on juba olemas, et me peame ikkagi nagu oma sõnavaradega ka ju siin ka nagu või sõnavaraga ju nii-öelda toimetama, et me ei võta lihtsalt ühte mudelit mõtlemata, et mis see meile tähendab. Ja minu meelest meie jaoks tähendab see 3 asja. Et kõigepealt me seame õppimisest lähtuva sihi,
ehk siis tegelikult koolides me koostame arengukavasid, me koostame endale selliseid roadmap'e või teekaarte, kuidas me seda arengukava realiseerime. Ehk siis, et hästi haakub sellega, mis Alinger ütleb, et kõigepealt me seame õppimisest lähtuvalt sihi. Siis teine on õppekava rakendamine ja monitoorimine. No see on pikem jutt. Seda me võiksime Kätliniga siin pikalt rääkida ja see on tegelikult ka teie uuendatud standardis päris kenasti lahti kirjutatud. Ehk siis see tegelikult tähendab mõnes mõttes nagu sisehindamist. Ehk siis, et me analüüsime, kuidas õppeprotsess toimub, kuidas toimub õpilaste areng ja sellest lähtuvalt me tegelikult ka uuendame ja värskendame oma kooli õppekava. Ehk siis, et need kaks esimest sammast käivad nagu kuidagi nagu hästi nagu käes, et me planeerime arengu, me hindame ja vaatame, kuidas see toimub, me uuendame vajadusel õppekava või seame uued arengusihid. Ja kolmas sammas on siis selline õpetamispraktikate arendamine, et siis see on nüüd küll selge töö, et me peame ikkagi klassiruumi tasandil vaatama, mis õpetajaga ja õpilastega seal toimub. Ja loomulikult me vaatame õpetaja tegevust, me anname tagasisidet, loome õppimisvõimalusi, aga ütlesi me loome siis need õpetamismetoodikad ka koolis nähtavaks. Ehk siis seesama pilt, mida me ennem siin ka analüüsisime, et mis siis tegelikult selles koolis on oluline. Ja nüüd ma tahaks küll, et te noogutaksite, ma vaatan seda halli seina, et kui hästi me ikka oleme läbi mõelnud, et õpetaja tegelikult saab professionaalset tagasisidet ja kui hästi me oleme tegelikult mõelnud, et mis see tagasiside annab õpetajale, et ta saaks aru, kuidas ta siis peaks oma õpetamist muutma. Ehk siis, et nüüd ma tahaks kuulda suuremat sorti argumenteerimist ja vaidlemist selle üle, et ja meil kõik toimub suurepäraselt või siis tegelikult reaalsus on see, et iga õpetaja toimetab teilt oma klassiruumis. Me arvame, et nad on professionaalid ja nad tegelikult teavad ise, mida teha. Jah, nad teavadki ise, mida teha, aga professionaal tahab ka tagasisidet. Et isegi vägagi professionaalsel tasandil töötav inimene on üliõnnelik, kui talle antakse tagasisidet, et kuidas tema tegevus on näiteks kooskõlas meie kokkulepitud eesmärkide või arengutega. Ja nüüd jõuame veel võib-olla sihi edasi või kuidas öelda, sammu edasi, et kui me oleme aru saanud, et mis on meie kitsaskoht ja me lepime kokku, et see on nüüd see, mida me oma arengukavas nagu seame sihiks, siis see on üks väljakutse, mille puhul meil on ka suur kirg tekkinud, et nii väga tahaks koole aidata, et kuidas sellist arengukava ikkagi ehitada või kavandada siis. Vabandust, et see oleks nagu selge fookusega, et ta lähtuks õppimise sisust ja sellest õpikäsitluse nii-öelda mõtestamisest, mis meie jaoks on oluline, ehk see siht, mida me sihime, saab selliseks konkreetseks eesmärgiks ja kõik need teised tegevused, mis seal allpool nooltega tulevad, mis on klassikaliselt arengukavades, et õpetajate areng ja koostöö lastevanematega või huvigruppidega või juhtimine ja nagu te näete, ma isegi selle suurepärase ressursid olen siit skeemilt isegi välja jätnud, sest et minu jaoks ressursid on ka väga selgelt õpetajad ja lastevanemate ja paikkonnaga nagu koostöös juba nagu tekkiv, et ma isegi nagu neid eraldi nagu ei adresseerikski üleüldse arengukavas. Ehk siis, et sellise õppimist eestvedava juhtimise nagu põhiküsimus on, et kuidas me jõuame siis oma sihist, mis on meie selline kaugem nagu eesmärk, arengukava sellise konkreetse eesmärgini, mis on nagu realiseeritav ja meie jaoks nagu mõistetav, mida me suudame teatud, ma ei tea, 3-aastase perioodiga kindlasti ära teha ja meie tegevused selle ümber koonduvad. Ehk siis, et jõudes nüüd kogu aeg järjest lähemale kohvipausile, on nagu põhiküsimus sellises suuremas juhtimise küsimus, et kuidas sellist selget fookust seada, mis tegelikult kohe maid tähendab, et me peame mõtlema, et
et see kutsub esile muutuse kogu koolikultuuris, et see ei ole küsimus, et me kuskil toanurgas natukene lihvime või natukene värvime seina, vaid tegelikult see tähendab nagu muutust sellises kogu koolikultuuris ja erinevates elementides. Ja selleks meie oleme kujundanud sellise tulevikukooli programmi, kus meil ei ole üldsegi valmis retsepte, mitte ühtegi. Võib-olla tasahilju mõni on, aga me kohe kindlasti alguses neid ei jaga, vaid et selle programmi nagu põhieesmärk ongi, et arendada nagu ütleme siis võib-olla 3 võimekust, ehk siis, et kuidas selline eestvedamine ja selline ühine sihiseade nagu tekiks, mis tähendab seda, et tegelikult selline omanikutunne, tähenduslikkus ja dialoog on seal nagu väga olulised kogu protsessi juhtimisel. Et siis me hakkame koos looma just oma kooli vajadustest lähtuvalt lahendusi ja see on meie asi, meie loome selle lahenduse, meie oma õppijate ja õpetajate nagu sellise ühise õppimisega ja me hindame ja uurime, ehk siis vaatame tõenduspõhiselt, kas need tegevused, mis me oleme rakendanud, et kuidas need tegelikult tulemust annavad või vilja kannavad. Ja võib-olla ma nagu lõpetan veel sellega, mille juurde Kätlin hiljem ka põgusalt tagasi tuleb, ehk siis sellist kogu koolikultuuri muutust võib-olla aitab ka selline kooliterviklik lähenemine mõtestada, ehk siis, et kui me hakkame sellest ringis sealt ülevalt liikuma, et see tegelikult tähendab seda, et me kavandame siis selge eesmärgi, mis lähtub õppijast, ja selle eesmärgi juures on hästi oluline siis, et me seame eesmärgiks õppimise, kas õppesisu või siis selle õppimise protsessi ehk mida või kuidas me õpetame ja sealt me hakkame nagu liikuma, et mis see tähendab, et mis siis peab õpetajate töös muutuma või mis peab muutuma õppekorralduses või kuidas me keskkonda ümber kujundame, et noh, tõesti tänasel päeval see füüsiline on nüüd juba selline kaheldav sõna ja lõpuks, et mida me siis nagu kooli juhtimises või kooli nagu tulemuslikkuse hindamises peaksime arvestama. Ehk siis, et sellisel, kui me soovime ühte väga selget muutust, mis sellist kogu koolikultuuri tegelikult hõlmaks, siis me peame need etapid ja need tegevused, valdkonnad nagu kõik nagu läbi käima, sest vastasel juhul me võib üksteisele takistuseks osutuda, et kui veel väga tulles tagasi kas või selle eelmise pildi juurde, et kui me ütleme, et näiteks õppesisuse eesmärgiks on väga olulisel kohal õpilaste koostöö, aga näiteks füüsilises keskkonnas me jätame ikkagi pingiread klassiruumi ja me tegelikult anname hoopis väga selgelt selliseid individualistlikke ülesandeid, siis see füüsiline keskkond takistab seda. Või kui on õpilaste koostöö, aga õpetaja tegelikult ei valdagi selliseid tehnikaid või oskusi, kuidas õpilasi nagu koos õppima panna või et kui koostöö on ka nagu laiem, et ta ei ole mitte ainult üks klass, vaid et paralleelklassid peaksid koos midagi tegema, siis tuleb õpetajate tööaeg hoopis teisiti ümber korraldada, et õpetajatel peab olema tööajas selleks kohta. Või kui veel koostööst edasi minna ja mõelda õppekorralduse peale, siis on võib-olla oluline, et me hoopis tunniplaani täiesti teistel alustel üles ehitame ja näiteks meil ei olegi tunnipõhist tunniplaani. Ja ka siis juhtimisega seoses, et me mitte ei hinda oma kooli tulemuslikkust enam pelgalt akadeemiliste tulemustega, mis on alati sellised nagu hügieenitulemused, et see on see nagu tavaline tervisekontroll, et me vaatame, et kas need matemaatika teadmised on omandatud, aga me vaatame ka seda, et kuidas õpilaste, ma ei tea, sotsiaalsed oskused on arenenud, nende omavaheline koostöö ja nii edasi. Et selline tervik lähenemine ja see eeldab, et me tegelikult teeme väga selge ja ühese valiku, mitte ei püüa kogu maailmakorraga ära parandada. Minu poolt kõik ja minu kell ütleb 11:30, mis sina, Heidi, ütled? Imeline ajakasutusoskus. ja see, mis sa rääkisid, on inimestele korda läinud, et see siht, kuhu minema hakata, on oluline, sest siia on siis tekkinud 2 kommentaari. Seni on visiooni sõnastamine olnud üldsõnaline ja trafaretne
mulle meeldis siin antud mõte, et sõnad visioonis tuleks väga hästi läbi mõtestada. Ja teine mõte, meie koolis pigem jah, visioon on loodud koos, õpetajad, lapsevanemad, õpilased. See tagab ka, et visioon ei kao, kui juht eest peaks muutuma. Selles ei ole ma nüüd 100% kindel, et kas ta ei kao, aga seda diskussiooni me siin enam ei ava. Sest praegu olete te kõik välja teeninud pausi ja me kohtume teiega 11:45. Ja minu poolt head aega. Ma kasutan ju päeva nagu efektiivselt, püüan veel kuskil esineda. Tegelikult on tõesti meil tulevikukooli seminar ja ma peaksin ära minema. Nii et loodan kohtuda teiega mõnes teises ja sotsiaalsemas olukorras. Aitäh!